Ma olen väga rahul sellega, et tegelikult mul on õnnestunud mitmete asjade käivitamise juures olla. Tegelikult esimene niisugune hea väljakutse oli minu jaoks, kui Põlvas tuli esimest korda Eesti Raadio korrespondendipunkt. See tähendas seda, et tuli tollaste vahenditega siis üles seada niisugune paik, kus oleks võimalik olnud saateid monteerida ja kus oleks olnud võimalik neid saateid edasi anda. Enne seda käisid reporterid Kagu-Eestis juhuslikult Tartust, Tallinnast, käisid koha peal ja sõitsid siis oma stuudiotesse ja seal monteerisid saated. Aga see oli niisugune esimene ja huvitav väljakutse. Ja kui siis 1993. aastal oli juba aeg muutunud, juba oli võimalik nagu oma raadiot hakata tegema, siis Põlvas see plaan ka oli ja 1993. aastal sündis Kagu Raadio. Mõne ajaga sai Kagu Raadio päris populaarseks. Mul on hea meel, et nendest tegijatest paljudest on saanud praegu tegijad hoopis mujal, Tallinnas, Tartus, Pärnus, kes on jäänud ajakirjandusele truuks. Mõned on ka valinud reklaaminduse ja ärivaldkonna, aga igal juhul ma usun, et Kagu Raadio on neid väga palju õpetanud ja kujundanud selleks, et nad elus suudaksid läbi lüüa. Ja praegu on mul olnud suur väljakutse taas kord, kui mulle tehti ettepanek hakata Tallinna Televisiooni nõukogu esimehena Tallinna Televisiooni üles ehitama, siis see tundus küll täiesti utoopiline olevat, sest televisioon on hoopis midagi muud kui lihtsalt raadio. Tallinna Televisioon käivitus nüüd aasta alguses. Tõsi küll, me ei paku veel programmi terve ööpäeva ulatuses, aga 2 tundi originaalsaateid ööpäevas, lisaks veel filmid ja kontserdid, mis on samuti sellesse programmi lülitatud. See on üsna suur saavutus juba ja see 2 tundi ööpäevas võib tunduda vähe, aga kui me vaatame, kui palju pakuvad programmi Eesti Televisioon, kui palju pakub näiteks Kanal 2, TV3, siis originaalprogrammi, oma toodetud programmi on nendel telejaamadel sama palju, vaat et äkki vähemgi. Ülejäänud osa kulub ju täitmisele filmidega. Nii et me oleme, ma arvan, päris kiire ajaga ja suhteliselt vähese rahaga teinud ära suure asja. Kahtlemata on Põlva minu jaoks kõige olulisem koht täna ja juba mõnda aega, sest nüüd äsja möödus 25 aastat, kui ma Põlvasse kolisin. Ja Põlvas on mu pere, Põlvas on mu kodu. Minu jaoks on olulised olnud mõned niisugused ettevõtmised Põlvamaal, kas või näiteks Põlva haigla, mille nõukogu liige ja nõukogu esimees ma juba mõnda aastat olen olnud. See on väga oluline sellele paikkonnale. Ja samas seda haiglat on üritatud juba 10 aastat sulgeda. Öeldes, et Tartu on lähedal, Võru on lähedal, Põlva haiglat justkui polevat vaja. Aga kõige üllatavam on see, et Põlva haiglat tegelikult on kunagi nii hästi ehitatud haigla, nii täpselt planeeritud. Ta on paraja suurusega. Ta majandab enda täielikult ära samade hindade eest, mida makstakse haigekassa poolt üheks või teiseks raviprotseduuriks. Ja jumal annaks, et meil jätkuks nii häid arste, õdesid
hoolduspersonali Põlva haiglasse nagu praegu, siis tullakse jätkuvalt Põlva haiglasse ka mujalt väljaspoolt Põlvat kas või näiteks sünnitama. Seda praktikat on olnud juba mitmetel aastatel, kui mitte öelda 10-15 aastat, kus tullakse Põlvasse spetsiaalselt oma uut ilmakodanikku ootama ja ilmale tooma. Kas või näiteks Rakverest, isegi Tallinnast on tuldud, rääkimata Tartust, Võrumaalt, kust iganes. Selle üle mul on hea meel ja ka Riigikogus olen ma selle eest püüdnud kogu aeg seista.